When I'm 80 years old and alone in my chair, will I look back at safety and be glad I didn't care? No! I can hear her screaming, love break and learn. What else are you young for? Fuck it, hurt whilst you can. Hello vlog! Täna on meil natukene teistsugune video kui tavaliselt. Meil on kaameradega Märt. Hello! See oli väga hea kaameratöö minu poolt. Ja me oleme otsustanud tulla loodusesse, sellepärast, et me saime väikese väljakutse. On nii? Jah. Kes meile tegi väljakutse? Life is a view. Just nimelt! Me saime sellise üliarmsa pakikese Mariannelt, Teerolt ja Aleksandrilt siis. Ja siin sees on väikene väljakutse meile. Teie, kes te veel ei tea, mis YouTube'i kanal on Life is a view, siis ma ei tea, kus te olnud olete. Tšau sõbrad! Kotis! Aga põhimõtteliselt on tegu üliarmsa Eesti perekonnaga, kes siis pakkis kõik eluks vajalikud asjad oma kaubikusse, ehitas selle kaubiku muidugi enne ägedaks ja nagu reisisõbralikuks, elusõbralikuks ja pakkisid oma asjad siis sinna sisse ja läksid 8 kuuks Euroopasse. Nüüd nad on Eestisse tagasi tulemas ja plaanivad teha ühte väga ägedat projekti, millest ma siis räägin video lõpus ja sellega seoses on nad siis hakanud kõikidele Eesti YouTuberitele saatma väikseid väljakutseid ja meie saime ka väljakutse. Mis me tegema peame? Me peame pakkima oma elu autosse. See on meie tõlgendus põhimõtteliselt asjast. Ülesanne oli siis korteri põrandale märkida 3,3 korda 1,8 meetrit, mis on siis põhimõtteliselt nende kaubiku mõõtala, kus nemad siis opereerivad, kus on köök, magamisasjad, kõik asjad põhimõtteliselt neil. Aga kuna me oleme ise ka siuksed seiklejad hinged, siis me mõtlesime, et mis ära ei ole, proovime meie siis pakkida kogu oma eluks vajalikud asjad kõik siis autosse. Vaatame, kuidas me hakkama saame. Nii et nüüd me näitame teile siis, mis me tegime selle ilusa Škoda Octaviaga selle jaoks, et see oleks elukõlbulik. Alustame siis meie autotuuri köögist, sellepärast, et Marianne kirjutas kirja või siis Eero, ma ei teagi, kumb teist selle kirja valmis kirjutas, aga et 2 kõige olulisemat asja on. Üks on köök ja teine magamistuba, nii et alustame meie köögist. Väga ruumikas, tuled sisse, istud maha. Siin on kõik nõud ilusasti olemas, puuviljavaagen väiksekene, meie kuivainete sahtel koos juurviljadega, kus on siis ilusti pasta, et õhtusöögiks pastat teha, hommikuks väike kiirkaerahelbe puder igas heas köögis. Nii nagu Mirjam ütleb, peab olema ka maitseainekapp, nii et meil on ilusasti olemas see väike sahtlike, kus on kõik sool, pipar, Lili Krebuskid otse loomulikult, sellepärast ta seal valves istubki, sest ta teab, et tema söök on seal, nii et ja lisagaas, sellepärast, et meie pliidikene, meil on ka pliidik olemas, aga me ei taha autot põlema panna, nii et meie pliidik on hetkel seal. Nonii, lähme piilume siis meie esimesse magamistuppa. Jah, meil on nii luksuslik häärber, et meil on suisa 2 magamistuba. Esimene on siis meil Lili väikene pesakene ja saad pisse minna. Sa võid siia ka tulla. Ühesõnaga, tal on valik, kas ta magab oma ilusa, mõnusa, pehme, väga kalli trikikese peal või auto jalamati peal. Ja me näeme ilmselgelt tema eelistusi. Lähme liigume siis meie magamistuppa. Meie magamistuba on siis põhimõtteliselt enamus ruumalast, mis meil autos on. Siia me panime siis ülimõnusa pehme madratsi. Meil on natukene madalam see asjandus kui Mariannel ja Eerol, nii et võib pea ära lüüa, aga meil on ülimõnus pehme madrats ning kuna ruumi väga palju ei ole, siis me peame siia mahutama ka kõik ülejäänud oma maise vara ära, nii et me magame põhimõtteliselt koos oma tehnikaga. Ehk siis kõik kaamerad, setiivid, kõik asjad on meie külje all kogu aeg ja samamoodi on meie longboardidega, et kui me kuskilt leiame ilusa sileda tee, siis me saame kohe siit kõrvalt haarata ja minna sõitma. Nüüd meie riided on ilusasti meie panipaigas, nii et lähme vaatame sellega üle. Voila! Seal all on siis kõik minu riided, minu hügienitarbed ja kuna siia sahtlisse pääseb ilusasti ligi ka voodist, siis siia ma olen pannud otse loomulikult oma raamatu, mida õhtul lugeda ja natukene maiust ka, sest natukene olen suhkrust sõltuvuses. Aga jah, see on siis meie magamistoa tuurikene, mis puudutab duširuumi, siis Märt, kuidas meil see käib? Meri. Aga jah, meie lahendasime siis väljakutse niimoodi. Ehk siis ja see on siis meie kodukene 3 korda 1,2 meetrit. Siiamaani oleme pool päeva selles olnud ja päris mõnus on. Homme võime kommenteerida, kuidas hommikul olla on, et kas siin oli ka mõnus magada ja kuidas sellega muidu trippida ringi on.
Time is up and the sun it dies, till the rivers flood and the ocean dries. Hand in hand under the falling sky, I will love you. Tšau! Hommikust! Ja esimene öö meie uues kodus on möödunud. Märt, kuidas magasid? hästi. Täiega mõnus oli ärgata, sellepärast meil on siit eest on lahti ja see võrk lihtsalt, mis tähendab, et hommikul ärkad linnulaulu ja merekohina peale. Ma saan vist aru, mis tunne see van life on nagu. Lihtsalt leiad ilusa koha, sõidad kohale ja siis chillid rahulikult. Aine Lille. Aga me lõpetame siin kohal ära. Ma loodan, et teile video meeldis. Kui video meeldis, siis pange pöial püsti ja kui te tahate näha rohkem Life is a View kohta, siis nende dokumentaali hooaja link on siin all. Ja siis minge tšekake, nad plaanivad teha kogu oma seiklusest dokumentaali ja ma tahan nii näha seda juba, see tundub nii äge. Aine? Jah. Nii tšekake seda linki, see tähendab neile kindlasti väga-väga palju ja näeme varsti. Tšau! What does it take to feel this alive? Every day we're